ikka vaatan ekraani pealt seda meie uut stuudiot ja kõik, kes muidu kuulavad ainult Spotify's, siis palun minge vaadake ikkagi YouTube'i ka, sest Kuigi jube Spotify's rahul on ka video. noh, tead, mõni lihtsalt kuulab näiteks roolis või midagi, vaata. Aus. Et mine piilu korraks ikkagi, sest et tõesti need tugitoolid on nii mugavad ja ma olen kuidagi just enne vaatasin, et siin tundub nii avar ja mõnus ja hubane ja meie tundume siin toolikestes nagu väiksed skinny legendid ei paista väljagi. Tõesti, väga-väga mõnus. Ma vaatan see mööbliaida roll-up, mis su taga on. Kusjuures ma tellisin endale sama vaiba, täpselt selle pildi järgi tellisin. Ja ma mõtlengi, et nagu see vaip ja mul on selline laud kodus täpselt nagu see, aga lihtsalt, et pealt on pruun. Ma see on nagu tume tammepuit. Ja nüüd ma mõtlengi, et äkki vaata see diivan on ilus, aga ma ei tea, kas see on. See ei ole nagu lebodiivan, minu meelest see on nagu disainidiivan. Et aga see tugitool on väga mugav, nii et mööbliaitas on mis suuruses vaiba sa tellisid? seal minu arust ongi üks suurus, aga see on nagu suur. Ikka terve nagu nende diivan on kaetud. Vaat see algus see, mis sina soovitasid mulle. See jäi natuke lühikeseks, et see väikseks, et see on niuke hea suur. Kus sa panid selle siis? Andsin ära kellelegi lihtsalt 4 sotise vaibalist. Oleks võinud mulle anda? Oleks tahtnud või? Muidugi. See on hästi palju karva. Ma tean, mul on see on villa vaip selle pärast. Ta annab villa. Okay. Ühesõnaga, ilma ma nüüd jäin, ma pean ise endale vaiba tellima. Ma ei teadnud, et sa oleks tahtnud. Ma tahan alati vaipasid, ma olen vaiba maniak. Mul on just vaja magamistuppa, mul on vaja hästi suurt. Mul Pepa teeb sükest figurit, et alguses käis kogu aeg nagu ilusasti terassi peal pissil, on ju. Aga nüüd ta vist ta tahab õue saada, on ju. Ma ei saa juba julge teda lasta. Nii et nüüd ta ilusti teeb mulle, vaata mul silmaauku ja kükitab ja kuseb lihtsalt. Ma panin refleksist käe alla seakusele lihtsalt. Täna hommikul ka, Märtene, sa tunned nagu värsket kuseaisu ja ta kuses mulle niimoodi kardina kõrvale, et mu kardinatesse imbus kusini ja ma ei teagi nüüd täpselt, mida ma tegema pean. Pead ära võtma keemilisse saatma. Noh, jah, ega muud varianti vist ei ole, sest et tagajärjeks oligi niimoodi, kahmasin Pepa sülle ja selle kiunu saatel ma viisin ta siis uuesti õue sinna, kus jänesed on, vaata, et ta ei saa nagu plagama panna kuskile. Aga seal talle meeldib või? No talle meeldib ja Märten ütles, et vaatas aknast, kuidas pani neid ringe, vaata, sest et toas tal on libe. Ta jookseb küll mul vahepeal, ta jookseb mul nagu magamistoast isikusse, aga saab ainult vaipade peale joosta, sest kui vaipa ei ole, tal sõrg on ju libe, siis ta peab nagu käna, on ju. Aga õues mulla sees ta saab ikka kihutada. Aga jah. Aga kui te selle farmi saate, et siis temast saab õues iga või? Ei. Ta on ikkagi toas ikka. Point on selles, et ma lihtsalt, mul on vaja teda, vaata, kuna ta alles harjus nagu minuga ära, ma alles loetud päevad tagasi tegelikult ei saanud teda isegi paitada veel, on ju. Et mul ongi nüüd see, et ma pean talle otsima mingi hea rihma, sest et see, vaata, tavalist kaelarihma ei saa seale panna, sest sea pea läheb nagu kitsamaks, ehk siis kui koeral nagu on kael ja pea, siis tal on lihtsalt nagu plõmp ja siis tal tuleb ära see, on ju. Tal on vaja seda nagu trakse. Need traksid, mis ma ostsin, keegi kirjutas mulle, et mu koera olid samasugused, et need ongi sitad, et ta saab neist kuidagi nagu, ma ei tea, välja lupsata, et nad on nagu lõdvad. Ja ma peangi kuskile loomapoodi minema otsima mingid head traksid ja harjutamagi teda niimoodi, et kiunu kui tahad, on ju, aga panen talle traksid kaela ja ma lähen taga jalutan maja ümber, et ta ei pea seal kinni olema, et ta harjuks sellega, et pissimine tähendab õue, aga see tähendab nagu treeningut natuke. Et tal on seda pissimise nuppu või niimoodi. Ja praegu ongi nadi see, et ta ei saa, nagu ta saab trepist alla, aga see näeb põhimõtteliselt välja selline, et ta kukub trepist alla. Ja. See ei ole nagu... Väga fun. See on nagu funny, aga mitte nagu väga fun. Ja eile ta näiteks tegi seda, et ta nagu pool teed libises seal kuidagi alla. Ja siis teise poole ma nagu tõssin ta jälle karjus nagu ratta peal. Ja siis mingi, et jooksis seal toas ringi, kuses muue vaiba peale loomulikult all ka. Ja siis olid seal trepi juures ja nagu, vaata ta ei oska nagu hüpata, tal puudub see nagu nõtkus, vaata, mis on nagu koeral. Ta on nagu tihke väike siga, on ju. Ja siis ta üritas selle oma sõrgedega seal trepi peale saada, ma sain aru, et ta tahab üles minna. Kahmasin ta siis kinni. Ma üritan sind fucking aidata. Ma literally, ta mingi ei... Ainumus inimesed, keda sa tahad aidata, nad kiunuvad. Ainult kiunuvad täiest kerist. Ja siis jõuan üles panda maha, ta mingi läheb rahulikult oma teed nagu, mida sa karjud? See on ikka nii palju kannatust. Seepärast minul ei olegi loomi hetkel. Ma tunnen, et ma ei jaksaks tegeleda sellega. See, kui see mingi päev ka ajast tagamööda männikud, ma oleks mingi tead... Laagrit.
sorry, vorstiks sa lähed ja vorstiks sa. No kuidas ma ta vorsti teen, kui ta kätte ei saa? Ei, nali. Ei, ta raske on ja. Jaa. Aga nii tore on nagu päriselt, kui sa teed hommikul silmad lahti, vaatad, väike kärtsakene paistab seal kuskilt sealt tema voodikesest, vaatad Pepa poole, siis noh. Ei, tegelikult cute on küll, sa teed ükspäev pildi ka saad, et ta nii nunnu. Ja hüppas mulle voodisse veel. Ma ei tea, kuidas ta sellega hakkama sai, aga... Muidu ei saa millegagi hakkama, aga voodis oskab hüpata. Teab, et sulle näed see näkku. Ühe korra hüppas ja siis rohkem enam ei osanud. Ja siis nüüd ma tellisin eile, täna saangi kätte by the way. Siuke nagu kaldtee, mis on nagu kokku pandav, see on mõeldud tegelikult autosse. Siis ma mõtlesingi, et mul ongi hea, kui ta harjub seda kasutama, sest et ma mingi hetk pean ju teda autosse ja kuskile tuleb inimest kaasa võtta. Et siis las ta harjub selle kaldteega. See on hea variant. Ja, et ma ühesõnaga, kuhu ma tahan jõuda, ma ei tea täpselt, vaata, ega ma ei ole ka mingi kuradi ekspert seatreenija, ma pean nagu kuidagi mingi loogika välja mõtlema. Et ma tahaks harjutada teda sellega, et ta vajutab nuppu, kui ta ütleb, et ta tahab pissile, siis ma pean panema talle rihmakaela või ma ei tea, need traksid teoreetiliselt võivad vist nagu kogu aeg ka olla, kui nad nagu mugavad on. Et ta saab aru, et rihm võrdub, et me läheme pissile ja ta peaks sellest päris ruttu aru saama. Nad on päriselt nagu väga targad, aga nad on lihtsalt nii fucking dramaatiline nagu reaalselt. Õnneks me ei ole dramaatilised. Ei, me ei ole. Aga ma TikTokis üks naine näitas, et tal on siga 2 aastat olnud. Tal ei kasvanud nagu nii suureks, aga ta on ikkagi jurakas, on ju. Ja ta ütles, et ta seale meeldib teoreetiliselt süles olla, nagu et kui ta süles on, aga kui sa võtad, ta ikka karjub natuke aega. Et võib-olla ta jääbki seda elu lõpuni tegema. Aga ütleme nii, et see on blessing in disguise, see nagu tõus ja mõõn korraga, et tõus on see, et nagu Pepaga on hästi-hästi tore koos, ta on nagu nii huvitav ja ta oskab nii, õpib päris kiiresti mingeid asju, aga mõõn on see, et ma tunnen, et ma nagu võib-olla ei oska nagu äkki kohe kõiki asju õigesti ja ma olengi proovinud TikTokist leida mingid trikked. Vaata TikTokis on see Merlin, ma ei tea, kas sa oled näinud üks TikTokis iga, et siis ma scrollisin tema selle omaniku kõige algusesse, kus ta näitas, kuidas ta näiteks õpetas talle mingit trikki ja tegelikult on päris kasulik olnud. Okei, no TikTokist tegi õpib ka. Et võib-olla ma peaks ka ise neid näitama, et äkki kellelgi kunagi on vaja, äkki keegi tahab ka siga võtta. Täpselt. Aga lähme sponsoritega edasi, siis Mööbliaidal on ka sooduskood salajutud, millega saab siis täis hinnaga toodetelt -15%. Ja kui keegi enda koju otsib just siukseid heledaid tugitoole, ma päriselt, ma ei jõua ära soovitada, need on nii mugavad, ma oleks nagu linnupesas konkreetselt. Mul on nii kahju, et mul on nii väike kodu, et mul lihtsalt ei mahu see mitte kuskile. Sa pead lihtsalt diivani asemel 3 tugitooli rivis vaata. Aus. Iga üks istub, ei ole vaja üksteise otsas aeleda. Tõesti. Vaatad ilusti oma koha pealt ja. Ära pane mulle mõtteid pähe. Ja siis juba eraldi magamist vaja. Aga ei, väga mõnus on ja -15% siis saate ka 3 tugitooli hoopis vastu diivani asemel. Maiprotein. Mina panin ka nüüd need püksid jalga. Pepu koht hoiab nii ilusti, ullala. Ja ei, need on väga mugavad trenniriided ja mulle meeldib, et siin argi vahel ei ole seda triipu. Mul eile ma kõndisin ühtede oma teiste adipükstega, millel on see triip ja mul oli nagu full siuke kämeltau, et hoia ja keela. Kogu aeg kiskusin need pükse alla poole, lõpuks andsin alla, mõtlesin, tead, kui jumal mulle selle toe lõi, las siis kõik vaatavad, mis ma teha saan. Täpselt, mis siin varjata? Ma eelistaks, kui teda ei ole. Ja sellega ei ole. Hästi mugavad ja mul on lemmik on see tempo sari sealt. Vaata, see on erinevad need kollektsioonid ja seal on nii-öelda tempod, need on hästi pehmed ja erinevad värvid ja seal on nagu valikut on palju ja siis sooduskood on salajutud, millega saab siis -46% ja lisaks riietele on seal ka vitamiine ja valku on ja kummikommi vitamiinid ka, et juustele ja nahale ja küntele, sa just rääkisid, et su küüned ju murduvad aega. Nii et siis järgmine kord, nüüd septembris ma tellin sulle siis hoopis vitamiine. Ja valku. Vot siis Mediron. Medironil on see, näita sa seda hambapastat, see on päris äge. Ühesõnaga siuke firma on nagu Pimpant ja siis seal minu käes on näiteks nõudepesuvahend, üliäge, et paned nagu pakendi sisse, siuke pulber, paned vett sisse ja sul on nõudepesuvahend ja sa saad neid täidetavaid asju osta ja ei pea iga kord raiskama raha
uuesti pakendi peale. ja See see on väga on, ja ma pean ütlema, et see näeb nii ilus välja, et see sobib minu selle uue köögi, selle roosa ja värgi disainiga nii hästi, et ma sobib, võib-olla jätangi välja. jah. Ja see on ka hea, et see on siis hambapasta, laste hambapasta. Ja ma just tahan Kelanile panna, et viimasel tuubist ikka pressib seda nii palju välja, siis ma Ja see on ka kraanikausse. täidetav. Ja see on täidetav täpselt samamoodi, et paned selle pulbri, paned vett peale ja siis Väga leiget huvitav. vett ja siis saad, seda saab pumbata endale, oota, siis tuleb lahti keeratada, ühesõnaga. Saad, ma võtan selle kaasa, et siis ma saangi Kelanile teha selle. Näeb väga vahva välja ja sooduskoodiga salajutud saate loomulikult allahindlust ka. Täpselt nii. Ulakal kaunitaril me pidime rääkima täna sellest, Selle mis ma valgusega. ütlesin, ultraeli vibraator. Ja ultraeli vibraator. See on Punase selle valguse. punase valgusega vibraator, mida me näitasime eelmises üle-eelmises episoodis ka. Ja sellega siis seda ei Ulakas kaunitar luges sõnad peale, et võtke ikka koju kaasa ja proovige ka ja meie kumbki nüüd enam stuudiosse tagasi tooks. tundub, et meeldis. Mis me seda kasutatud vibraatorit siin ikka Veetsime, lehvitame? ja see on niimoodi, vaata see on see, kui see on uus, see on mingi, näe vaadake, aga kui ma tean, et ma olen seda korra kasutanud, see on nagu imelik näidata. Has been in me. Vaadake. Vaadake seda. Aga jah, punase valgusega siis ja Ma sellest punasest valgusest ei oska nüüd nagu selles suhtes midagi öelda, et ega seda nagu tunda per se ei ole. Jah. Aga kõik need võrinad ja sudinad seal, see on midagi omapärast, ütlen kohe ära, et huvitav kaaslane. huvitav kaasa on tõesti, see on nii lahe, et muudkui mõeldakse nagu ägedam. Uusi asju välja. Iga kord, kui sa mõtled, no enam midagi uut ei saa ju tulla ja mõtlevad. Jah, ei, ma räägingi, et kui ma Kirkiga olen rääkinud, aga iga kord nagu mul on nagu nii hea meel, et nad nii pikalt meie partnerid on, sest nad on nagu see, et Kirki on mingi, meil on uus üliäge asi, te peate proovima ja meelega proovin nalja teed. Muidu tegelikult ei kuuleks või ei teaks nendest asjadest ja tegelikult on ka ju väga hea, et meie siin salajuttude kuulajatele saame tutvustada. Täpselt. Iga asi võib-olla ei olegi kõigi maitse või ei taha, aga huvitav ikka teada, Jääb mida meelde pakutakse. siis mingi hetk äkki kunagi tahad, sest et nii palju on see, et kirjutatakse, et kuule, te rääkisite mingi aeg sellest, no kliti on praegu kõige popim, mida ikka kogu aeg uuritakse ja kindlasti, et kui te kliti ostate, siis tõmmake säpp ka ja üldse endal. Kristjan räägib omast kogemusest. No sinu kogemusest, aga omast kogemusest ka, et selles suhtes, et see on lahe, mis eriti Lelo kogu aeg teeb ka mingeid ägedaid asju. Ühesõnaga Ulaks kaunitar ja sotskood Salajutud. Siis on meil ka kohv. Kristina parim sõber septembrikuus. Täpselt nii, aga ma usun, et ma ei ole ainuke, kes kained septembrit teeb, nii et siis teil on hea võtta ka, sest üritusi ikkagi jälle tekib. Ma mõtlesin ka, et september on chill, aga siin just Krissul tuleb sünnipäev ja erinevad üritused, et siis ikka mingi väikse nagu nii-öelda drinksi tahad teha, siis ongi noh. Jah, ja keegi ei pea teadmagi, et sa ei joo. Täpselt nii. Ja siis nagu ikka Coolbeti pakkumisest saate teada siis, kui te lähete coolbet.ee kampaania. Nii, aga mis me siin tilulillutame, lähme siis kirjade juurde ja esimene kiri. Tere, Malju ja Kristina. Olete superägedad naised, kes teevad superägedat podcasti, mida olen algusest peale kuulanud. Nüüd kuulan teid algusest peale uuesti, sest minu abikaasa otsustas ka teie fänniks hakata. Kiidan mitte ainult teid, naised, vaid ka teie kaaslasi. Märtenile aitäh Maljulendi eest. See on ausalt minu kõige lemmikum sait, kus käia. Ja Kristina, mul on mega hea meel, et leidsid enda kõrvale Ivori. Sobite väga hästi kokku. Aga nüüd teema juurde. Kuulasin episoodi, kus arutasite, et kuidas autos on võimalik suhu võtta. Ja teate, naised, on küll võimalik. Ja ma tean seda omast kogemusest, sest see meeldis väga minu eelmisele kaaslasele. Mulle meeldib see, et kuulad praeguse kaaslasega, et eelmisele kaaslasele meeldis, kuidas ma seda munni kobolesin ikka sõiduraalis. Miks sul praegusele ei meeldi? Soovitan kõigil naistel seda vähemalt korra elus proovida. Te ei kujuta ette ka, mida see mehega teeb. See on ausalt päris adrekas seda sõidu ajal teha. Aga siinkohal ka hoiatus. Olge ettevaatlikud, sest see võib päriselt ohtlik olla ja õnnetus võib juhtuda, eriti kui mees samal ajal suhu tuleb. Nii et seda ei tasu kindlasti teha olukorras, kus tähelepanu peab täielikult liiklusele jääma. Mis need olukorrad on? Seisad kuskil Statoili parklas ja siis, inimesed kõnnivad. Ja siis tavaliselt on see ka veel, et no Sõle Circle'is on hästi palju politseid, vaata. Kas, ma ei tea, kas Eestis on, aga välismaal see on illegaalne. Mina mõtlen lihtsalt, et okei, et kummas olukorras see siis ohutum on? Kas nagu linna sees, kui kiirus on mingi 50 ja on valgusfoore või pigem maantee, aga kiirused on suuremad? Kiirus on suurem,
aga noh, kui ütleme, et Tallinn-Tartu maantee, sa oled juba seal 4-realise peal, siis vist on nagu kinda otsesõit onju, kui see, et sul järsku tuleb punane või keegi jookseb üle tee. aga nagu mina ei soovitaks üldse seda teha nagu kui sa liikluses. tahad nagu, ma ütlen, niisugust särtsu võib-olla lihtsalt turvalisem kõigile, et no ma ei tea, peatage, et auto siis kuskil kinni ja siis tehke seda maantee nagu ääres no mitte, võib-olla tegelikult, fuck, who cares, nagu parem ikka ju kui autod vihisevad jah, teist autod mööda. viisid mööda, see on natuke nagu avalik onju ja aga ikkagi nagu sa ikkagi siis ikka seisad. tuleb politsei, see on ohu tuleb peal, siis on mingi, mis te seisate siin? Mul nime. Muun suus, härra ohvitser, it's fine. Öeldakse härra ohvitser. Mister, Härra ohvitser. härra ohvitser, don't mind me over here. I m being raped. Kuuk on munni. I m being raped. siis mees viiakse vangi. Aga vähemalt sina ei sina pea, saad sina ei Tartusse pea häbisse jääma. Fuck man. ei saa annad tunnistust. jah, ma üldse ei tahtnud, ma tahtsin rahulikult Tartusse saada. ma hääletasin, ma ei tea isegi seda meest. ta on mingi, see on teie abikaasa. I m sorry to this man. I don't know him. no on nii haiged inimesed ausalt ka nagu. ei, see on haige. aga ma ei tea, andke siis teised ka teada, et olete roolis nagu ja miks? ja miks. no kiire on võib-olla, ma ei tea. no ma praegu lihtsalt mõtlen, et mul on täna Märteniga sõita vaja ringi, aga kas ma nüüd siin keset teel pelgulinna. sa lähed heategevust tegemas. kuhkad kuule, aga munnis. Märtenile tuleb ka heategevust. lihtsalt kodus teha pärast mitte roolis, aga ei, ma mõtlen selles suhtes, et nagu mina ikkagi, ma ei tea, ma roolis ei soovitaks. pärast on mingi see autoõnnetus, siis hammustad mehel kogemata nagu emmi suust ära, vaata, et nagu pauk käib ja siis või tuleb mingi autoõnnetus, sõidate mingi lapse surnuks. jah, aga ja mis siis saab? on nii tore, sain kuradi emmi. ja. tead, ma mõtlen ikkagi, kui sa tahad siukest vaheldust ja natuke siukest poolavalikku asja, siis tehke nagu midagi, mis ei hõlma autosid. jah, nagu liiklust ja teisi inimesi. kus saaks nagu avalikult seksida, aga mitte avalikult. no kind of mingi kuskil vetsus, ma ei tea, kuigi see tundub natuke nasty, aga ja, võib-olla mingi uhke koha vetsus, mis on puhas. ja uhke koha vetsus. jah. kus on puhtad, kui ikkagi keegi just käis sitali, sa lähed nussima. no mingi uhketes kohtades 180 restos, no päris ikka, ma ei tea, sita, ma ei tea, kas seal on sitais, kui mina käisin, siis ei olnud. ei no ja kui mina tulin, siis oli. nali. ei olnud. käisin ammu seal, ma ei mäleta. aga ei, no ma ei tea, mingi rannas kuskil veits eemal. samas vees on nii halb seksida, aga nagu korraks mingi ots sisse, noh, pulli pärast, vaata. pärast oled mingi infektsioonis, aga kannatad ära. seda küll jah, mingi vetikest. mingi bakterid vaata võivad tulla. ja vesi on kuiv ka, see õõrdub. ja liiv, kui läheb sisse, veel hulle. tead, kodus voodis pimedas teki all ja pole muud vaja. ausalt. me ei oska midagi välja mõelda. meie pead ei õpetama. jah. Hey Queens, jätan pika jutu vahele. juba teate, et olete imelised. kuulan teie podcast'i 24/7 ja olen algusest peale kuulanud. nüüd mõtlesin, et kirjutan ka ise väikse murega. olen suhtes, olen terve elu olnud väga iseseisev ja mitte kellegist sõltuv. saan oma asjadega hakkama ja olen küll suhet tahtnud ja seda armastust taganud, aga päeva lõpuks olen tohutult õnnelik üksi olles. nüüd, kui olen suhtes, on raske muutuda. mehega kauem kui 2 päeva koos olla ei suuda. ta on vaja oma ruumi ja aega. olen talle seda öelnud ja ta on muidugi väga vastutulelik. tunnen siiski, et olen nagu kinni, vabadus on võetud, aga samas on aegu, kui olen super happy temaga, kõik oleks nagu viimase peal, aga getting kick from small things ja kõik läheb halvaks kohe, kui me oleme liiga kaua koos olnud. väsin temast ära, aga kui saan paar päeva omaette olla, jälle kõik tipp-topp. mul on vahel vaja unustada, et olen suhtes ja olla vaba, seda muidugi heas mõttes ja hakkama siin kellegagi nussima kõrvalt, aga siiski tunnen, et vahel issand, ma tahan lahku minna. vaatan teiste suhteid, nad on koos 24/7, kirjutavad kogu aeg, põhimõtteliselt elavad koos, eriti suvel, kui kohustusi on vähem. aga mina ei suuda selline olla. What do I do? kas ma olen lihtsalt imelik, on see tervislik, ei sõltu noorelt kellegist teisest, on see normaalne, et ei näe ennast temaga abiellumas? halloo, mul on terve elu ees. loodan, et keegi sarnaneb minuga, ma olen nõus. heaga tee hull. mulle meeldib, heaga tee hull, nime palun mitte mainida. Ei pannudki oma nime. aga ei, see ei ole imelik, selles mõttes, et inimesed ongi erinevad ja mõnele meeldib see üksindus, nagu me ennem eelmises
episoodis rääkisime, et sobib selles näiteks kaugsuhe. sobib jah need, kui mees käib ära, onju. Aga ma mõistan ka seda, et vaata ka mul on ju see, et ma olen nagu, et mul on esimene suhe, kus ma olen kellegagi koos. Ikka on nagu see, et ja kuna Ivari ei käi tööl kuskil otsas, me oleme 24/7 koos, ehk siis ikka mul on ka nagu väga palju ümberharjumist olnud. Ja nüüd ma ütlesingi, et davai, et sa pead nagu selles mõttes, et ta teeb tööd ja asju, aga et ta peab midagi leidma kodust väljaspool ka teha, vaata, et me ei saa 24/7 koos olla. aga sina ei ole ka kogu aeg kodus ju. Seda küll jah. Et nagu, et oleksite aga mõlemad nüüd ma olen passite võib-olla 24/7 natuke või? rohkem hakanud ka seda, et vahepeal vaata ikka suht alguses ma nagu Võtsid teda kaasa igale poole. ja või no võtsin kaasa igale poole ja kuidagi tahtsin nagu kõike 24/7 koos teha, aga nüüd mul on ikkagi see, et ma mitte, et ma nüüd ei võta teda enam kuskile kaasa, et ikka võtab, aga ikkagi, et ma ei pea igale poole võtma, et nagu oma sõpradega mingit aega ja ta võib oma sõpradega olla, et ta oli just tegelikult Hiiumaal terve nädalavahetus ja tegelikult paar nädalat tagasi. Et siis oli ka see, et ta oli terve NV ära, kui ta koju tuli, mul jälle nagu toredam vibes kui see, et kui ma oleks lihtsalt terve NV koos passinud kodus vaata või noh. Vaata, issand, millal see oli, kui Märten käis Mardiga Istanbulis kahekesti. Saad sa aru, mul oli siuke tunne, nagu ma oleks uuesti armunud, kui ta sealt tagasi tuli, ma olin mingi oma, nagu sest vaata, me oleme ka 24/7 kogu aeg koos, onju. Nüüd teda ei olnud päevi ja päevi ja päevi, sest et viimane kord enne seda, kui me nii kaua ei näinud, oli siis, kui meie Aussis olime. Et vahelduse mõttes. Ja siis ma helistas talle purjus päeva kogu aeg. No jaa, ja Märten muudkui kuulas ja kuulas, meil oli ajavahe ka. Muudkui kuulas, tal oli öösel, ta oli ei kuulab ja kuulab. Et vaata, minu meelest ongi see, et inimesed, nagu sa ütled, on erinevad. Mõnele sobib see, et oled nagu kogu aeg koos, onju. Mina olen ka siuke, et ma nagu, mulle väga meeldib kogu aeg koos olla ja ma ei mõtlegi, et kui me näiteks oleme Märteniga päev läbi koos, me ei ole ju ninapidi 24/7 koos. Me oleme nagu ühes ruumi, nagu ühes majapidamises, ta on vahepeal aias, ta on allkorrusel. Vahepeal ma ei näe teda mitu tundi, ta teeb all midagi, ma olen üleval, ta elab voodis, kus minu koht on, onju. Rahulikult. Aga mõndadel juhtudel, kui sa mingi tekitab veits ikki ja blablabla, võib-olla ta lihtsalt ei meeldi sulle nii palju. Võib-olla jah. See võib ju olla, vaata, et noh, et ta on nice guy, aga tegelikult ta ei ole the one for you. Et ma ei ütle, et su see tunne muutub, et kui sa tutvud selle õigega, et sa tahad temaga koos olla, aga see võib, et nagu sina ka ju tegelikult kunagi ütlesid, et ma ei kujuta ette, kui ma elaksin kellegi koos, aga tegelikult nüüd sa elad kellegagi koos. Ja mulle väga meeldib see. Sest et sa ju kunagi ütlesid, ma eelistan seda, kui on nagu kaugsuhe. Aga tegelikult ma sain ka aru, et mulle tegelikult meeldib, mulle meeldib see oma aeg ka, aga nüüd ongi lihtsalt kuidagi jah seda, et vaata, minul ei ole see, et nagu Ivari on kuskil mingi 2 tundi, mul on nii väike kodu, vaata, et siis ongi ikkagi seda, et sa ei saa tegelikult nagu kellegiga olla niimoodi, et nagu minu arust see ei toimi päris hea, et kui te oletegi lihtsalt vaatate üksteisele tõtt nagu päevad läbi iga päev, vaata, et ikkagi peab omad asjad olema. Et ma seda poolt mõistan, aga jah, kui ta sul juba ikki tekitab, siis see juba võib-olla nagu. Tead, vaata, korteris on võib-olla selles suhtes raskem ka, et vaata, sa enne rääkisid ka, et Ivari on siuke, et talle meeldib kogu aeg midagi teha ja kui tal ei ole midagi teha, siis tal hakkab nagu igav või tekib siuke rahutus, onju. Et vaata, kui me elasime korteris, siis Märtenil tihti juhtus sama asja, et mina olen siuke, et ma võin päevi ja päevi ja päevi lamada, mul ei ole mitte mingit meelelahutust ja vaja, I love it. Aga nüüd, kui me oleme majas, siis Märten, kuigi tegelikult see on talle raske ja keeruline ja kindlasti väsitav, siis talle meeldib see, et tal on kogu aeg midagi teha, sest et siis ei teki seda, et ta on Ivari teel ja siis mingid asju väga hea, meil on päriselt nii palju asju kogu aeg aga ei, selles suhtes tal on jah, et vaata, et ta nagu ta tahab teha hullult asju. Ja meestele meeldib vaata teha siukseid asju, mis valmistab midagi. Ja mulle meeldib lamada ja nagu ma tunnengi, selles mõttes, et ta nüüd saab ka aru sellest, et nagu ta ei ole harjunud sellega, et ma teen niimoodi, et see, et kui ta arvab, et ma olen telos, on nüüd ta veits saab sellest aru ka. Alust oli ka nagu see, et talle mingi, sa nii palju telos, ma olen mingi I m making money, honey, on ju. Et nagu see on mu töö, see, et talle tundub, et ma chillin telos, tegelikult ma olen mingi 10 emailile vastanud, mingi asju teinud, seal subscriber'i chat'ist jutustanud, kirjadele, et ühesõnaga, et ma teen kogu aeg midagi, et nagu, et see ongi minu töö, et ma lihtsalt ei pea minema kuskile kontorisse tegema, et ma teen. Minu meelest kõige naljakam osa on see, et nüüd, kui see Malluland on olemas, on ju, ma võiks öelda, et see on mu põhiline sissetulek ja mu töö on chattida mitme tuhande naisega juttu. Lihtsalt me oleme nagu, see on mu nagu sõbrannade chat ja lihtsalt we're chatting away. Ja täpselt, aga mis sellel viga on, onju. Et selles suhtes, et ja siis Märten mingi higistab seal mingi kõrde asjadega. Ja, Märten higistab. Mina olen mingi, oh my god, ciao friends, love you. Aga ja, et jah, kuidagi seda, et no ma ei tea, nagu samas ta käib ju paar päeva ära,
see kirja oma inimene. aga no selles suhtes, et kui sa oled mingi, et kas ma olen imelik või ei, see ei ole imelik, Ei, sul see on ole. õigus olla selline, nagu sa tahad olla. Kui sa lihtsalt ühel hetkel tunned, et sul seda ikki on rohkem kui nagu fun'i temaga, siis noh, siis sul ei ole mõtet seda kummi nagu venitada, siis te võite nagu lahku minna, aga mõned inimesed ei taha lihtsalt nii palju koos olla ja see on täiesti okei. Nojah, ma mõtlen, et jah, noh, ühesõnaga, sa pead nagu välja mõtlema enda jaoks, mis Jah, sulle sobib. Või võtad endale mehe, kes töötab välismaal. just. Nii, vanaema unistus. Hei, Malju ja Kristina. Ma ei oska seda juttu mitte kuskile mujale kirjutada kui siia. Nimelt on mu vanaemal unistus saada endale lahti käiv nurgadiivan, et meie lapselapsed saaksid veel kasvõi korra tema juures öö veeta. Ma aitaks teda ise ja olen kaalunud isegi järelmaksule diivan võtta, aga ma olen töötu ja see 100 € iga kuu maha töötutoetusest lihtsalt ei oleks võimalik. Maljulandist ja Kristina Subist pole ka nõus loobuma. Vanaema on pensionär ja ta töötas 75. eluaastani. Ta saab 800 € pensionit ja ka temal ei ole võimalik seda järelmaksule võtta, sest 400 € läheb maksudeks ja kortermaja ähvardab remondifond, mis ähvardab röövida vanaemalt veel 50 € igakuiselt pluss rohud pluss toit. Kui nägin, et podcasti üks sponsor on mööbliait, siis teadsin, et pean proovima, sest mul on nii kahju vaadata, kui kurvaks see diivanvoodi puudumine teda muudab. Me elame eri linnades ja alati on kurb vanaema juurest lahkuda, sest tunne, et peame kiirustama. Vanaemal on 2 soovi, milline see diivan oleks. Esiteks, et see käiks lahti ja teiseks, et see oleks jalgadel, seda põhjusel, et ta saaks oma väikses korteris sinna asju alla panna. Võib-olla saate mind aidata, võib-olla mitte, aga sain vähemalt ära jutustada ja ausalt juba kirjutades hakkas kergem, sest mul pole sellest kellegi teisega rääkida. Love you, Skinny Legends. Kindlasti saab midagi välja mõelda. Mina arvan ka, et kindlasti mööbliait meid aitab ja kui mööbliait ka ütleb, et tema ei taha, siis Käime ise just siis sulle. paneme ise ka mingid plekid alla, aga äkki mööbliait on nõus nagu mingi osaga toetama. Jah. Sest et tegelikult see on väga armas mõte, vaata tänapäeva maailmas, kus räägitakse, et vanainimesed on tegelikult väga üksikud ja niimoodi, et on veel lapselapsi, kes tegelikult Tahaks jääda, aga tahaks minna ja jääda ja tegelikult aru saada, kui sa oled teises linnas, siis sa pead nagu sõidad pikka aega, siis sõid tagasi veel onju, et ei saa nagu piisavalt kaua olla, aga tegelikult oleks ju tore vanaema juures ööbida. Minu vanaema on nii ammu surnud, ma isegi ei mäleta, mis tunne see on, nii et tegelikult see oleks kuidagi nagu südant soojendav. minu vanaema ei ole, ma ikka olen käinud, ma ööseks hea, ta elab mul nii lähedal, aga ma ei ole ammu käinud ta juures küll, selles mõttes on nagu No kehva. näed. Ja ma arvan, et see, kes meile selle kirja kirjutas, siis anna meile äkki teada, kui suur diivan sinna Ja üldse mahuks mõõtudega. on ja saada meile mingisugused mõõdud ja meie arutame siis mööbliaidaga ja vaatame, aga ära Just. muretse, et küll te varsti saate siis Saatsin Vanaema Mariannele juurde- selle edasi juba, just. Varsti et ta saate küsiks- vanaema juurde. Väga armas oled ja love it for you guys. nii. Kas ma olen hull? Jah. Hello skinny queen'id. Mul on vaja nõu ja jõu, et kas ma olen hull või see ongi normaalne. Nimelt ma räägin unes ja see ei ole mingi niisama mõmm-mõmm, vaid täiesti arusaadavad sõnad täies lausetega ja seda juba aastaid. Nimelt mees ütles mulle paar aastat tagasi, et üks öö olevat ma läbi une nutma hakanud ja hüsteeriliselt. Kui ta minu juurde tuli ja küsis, et mis juhtus, olevat ma hakanud seepeale naerma ja ütlesin, et ahah, enim ma käitun kui nemad. Kes on nemad? Kas ma olen skisofreen? Ise ma absoluutselt seda ei mäleta ja selliseid olukordi on veel, aga teistele need meelde ei jää ja siis jäävadki suhteliselt tragikoomilised episoodid teadmata. Olen ka proovinud neid telefoniga üles võtta, aga siis ei ole midagi peale jäänud. Aga täna juhtus midagi, mida ma pole kunagi unes rääkimise episoodidel kogenud. Ma sain seda ise kogeda. Nimelt ma tegin väikse tudipai keset päeva. Tudipai. Ma ei ole kuulnud seda sõna. Ja mu ema tuli tuppa, et teagi, mis tal täpselt tahtis, aga olin poonunes ja hakkasin talle seesama seletama tühja koha pealt, et ei, ema juba ostis seal ära, siis ei pea enam poodi minema. Ema oli väga üllatunud ja küsis, mis ta siis ostis. Seletasin siis talle, et süstla metalli ots. Mingi süstla metalli osa. Mis süstal, mis metalli osa? Ise nüüd mõeldes, et ei saa ma absoluutselt aru, mida ma mõtlesin, aga emale vastasin, et ei, mitte sina. Ema ostis. Ema küsis, et kes ta mul on ja ma vastasin, et tõde. Poolunes vaatasin talle täie tõsisusega otsa, pidasin teda 100% oma õeks. Honestly, I wish, et ma oleks selle välja mõelnud. Mul isegi ei ole õde. Kui ema seepeale küsis, et kes mu ema on, ta vaatas teda uduste pool lahtiste silmadega ja olin segaduses vastasin, et ma ei tea. Paari minuti pärast olid silmad häbi täis.
sagama suust välja on. Õnneks on ema kursis mu põnevate seikadega ja ei teinud suurt numbrit, aga päriselt, kas ma peaks abi otsima või selline uneäpp ongi normaalne help? Ma arvan, et see on väga harilik asi. Sa ei ole skisofreenik sellepärast, Ja et inimesed räägivad. nii paljud inimesed Ja. räägivad, mõni rohkem, mõni vähem, võib-olla sa ei tea lihtsalt. Ja mõni räägib segasemalt, mõni selgemalt, see on savi, ma arvan. Ja. Ma olen ise ka, Märten on mulle mingit juttu öelnud, ma olen ise mingeid asju öelnud. Täpselt. Et see, sa ei pea arvama, et sa mingi vaimuhaige sellepärast oled. See ongi, sa ise näed midagi unes, siis saad siukse pool une ja ärkveloleku piiri peal ja siis sa ajad mingit juttu edasi, et tegelikult see on pigem nagu funny veits. Muidugi, kui sa mingi ringi ei jookse korterist välja ja karju inimestele midagi, aga niimoodi omadele inimestele nipet-näpet öelda. See on savi, jah. Mu lemmik oli see, kui Märten ükskord tegi läbi une. See oli nii naljakas. Miks ta tegi? Ma ei tea. Ja siis ta nagu ise ka võbatas selle peale üles, mis see oli? Muuseas olid sina. See oli väga-väga. Mis see oli? Kes eit karjas? See olid sina. Love it. Nii, aga küta. Küta ise. Mina just luges. Lugesid või? Ja sa just jäppisid nii palju, et arvasid, et sina lugesid. Okei. Emaga surnuaeda. Olin 23-aastane ja olnud 3 aastat üksik peale rasket lahkuminekut. Mul hakkas kirjutama üks kutt, keda teadsin nime järgi, aga midagi rohkemat mitte. Väga kena, hea jutuga ja iseseisev, minust 4 aastat vanem. Lühikese ajaga suutis ta minust suurt huvi äratada ja lõpuks olin mina see, kes teda taga ajas. Klassika. Tol ajal ma eriti alkoholi joonud. Seega sõitsin palju ringi ja käisin pidudel alati kainena. Kristina septembrikuus. Seda teadis ka tema ja palus mul tihti ennast koju viia. Õnneks me ei elanud teineteisest eriti kaugel. Mitmel korral palus ta mul enda juurde tulla ja olgu öeldud, et mitte lihtsalt filmi vaatamiseks ja kaisutamiseks. Tema soov oli alati üsna läbilähtav ja paaril korral ma nõustusin, kuna kujutasin ette suurt armastust. Ikkagi pereinimene ju. Kumb neist pereinimene oli, ma ei saa aru. Okei. Kus ma nüüd jäin? Aga iga kord hakkas ta mulle juba õhtul rääkima, kuidas ma pean hiljemalt 8 hommikul olema läinud, kuna ta läheb oma emaga surnuaeda. Küsisin, et nii vara. Ta ütles jah, ema on vara ja närka ja tahab kohustused kohe hommikul ära teha. No mis seal ikka, vaja siis vaja. Aga nii hakkas juhtuma järjest tihemini. Iga kord, kui olime tema juures pigem öisel ajal, siis oli kohe hommikul vaja surnuaeda minna. Mõtlesin, et kui paljudel neid surnud sugulasi siis on, et nii tihti vaja käia ja just hommikuti. Aga meeleitel mina hirmustada kaotada, täitsin kõik soovid ja koos päikesega olin mina läinud. Ühel korral, kui olime jälle tema maja ees, ütlesin talle, et ma ei tule. Mul olid päevad, aga seda ma talle ei maininud. Kuigi ta oli selline mees, kes ei pidanud paljuks kanaali pakkuda, kui juhuslikud päevad peaksid olema. Seekord jäin endale kindlaks. Aja möödudes ja enda ajusid kasutama hakates sain aru, et kuna ta elas väiksemas linnas, kus tuttavad ümberringi, siis ta ei saanud lasta sel juhtuda, et mind tema juures nähakse. Hiljem selgus, et tal oli ka vana hea ekspruut, kelle koht ei olnud üldse nii jahtunud, nagu mina arvasin. Neid kummalisi olukordasid oli veel mitmeid, aga kõik ei tulegi enam meelde. Võin ainult meenutada, kuidas ma kõik ainult uskusin ja nõustusin. Olgu öeldud, et umbes aasta hiljem olime siiski suhtes. Mina maailma õnnelikum ja rahul, et asjad nii läksid. Ekspruut oli läinud ja elu oli ilus. Lugu lõppes sellega, et täitsin 2 aastat nartsissisti soove ja talusin lõputuid kapriise. Kuid teate seda ütlust, nii nagu seda leidsid, nii ka kaotad. Nii läkski, tuli keegi 3, kes minu olemasolust ei teadnud, vähemalt nii ma arvan. Selleks hetkeks olin nii suure töö enda peas ära teinud, et ainuke variant tundus lahkuda. Nii tegingi. Minul jälle aastake südamevalu, kuid pärast seda elu parim elu ning suurim õppetund, mida kannan tänaseni kaasas. Heas mõttes muidugi, kuna tunnen end pigem võitjana. Alguses oli muidugi häbi isegi sõbrannadele rääkida, kuid nüüd salajuttu kuulates saan aru, et meid naiivseid naisi on palju. Ning veel rohkem neid mehi, kelle valed lähevad ajas ainult paremaks. Päikest teile ja aitäh, et meelt lahutate. Järjekordne Liina Sepp. Mu lemmik on ikkagi, ma pole seda vabandust kuulnud, kuule, sa pead vara ära minema, ma olen emaga surnuaeda. Aga nagu, ühe korra jah? Ühe korra, okei. Tavai, kuule tõesti, mõistlik. Aga iga kord nagu mingi tõesti. Kuule, aga hakkab minema. Ma lähen emaga surnuaeda. Või nagu nii laisk, et sa viitsigi, et et ma ei tea, et ma pean ise, ma ei tea, tööle minema, ma ei tea, mis iganes. Vaata, laisk mees, et vaata, et ühe korra töötas ja
Don't fix what ain't broken. ja. Aga vähemalt said aru lõpuks ja tõesti, how you get them is how you lose them. Issand, see on deep. See on deep. Emast roolijoodik. Hei naised, olete ägedad. Tahtsin kirjutada teemal joobes peaga rooli minemisest. Kas on õigustatud või mitte? Mis küsimus see on? Mõned aastad tagasi oli mu ema ta mehega suvila piirkonnas. Jõule veetmas muidugi koos rohke alkoholiga, kui nende vahel tekkis tüli, mille käigus mees viskas mu ema välja sussides ning keeras ukse lukku. Hetke pärast viskas ka jopa järgi, et täitsa ära ei külmuks. Tegu oli külma ja lumerohke talvega. Emal ei olnud telefoni, aga jope taskus oli autovõtmed. Mingi aeg proovis tuppa saada, kui ei saanud. Kuna eelnevalt mainisin, tegu on suvituspiirkonnaga, polnud seal ka naabreid, kelle juurde pöörduda abi saamiseks. Otsustas ema auto hääled sisse panna ning sõita lähimasse politseijaoskonda, umbes 15 kilomeetri kaugusele. Läks sinna, tunnistas, et on joonud, sai karistada 700 eurot trahvi ning saadeti roolijoodikute koolitusele. Muidugi sai see abi ka sealt. Mis teie oleks sellises olukorras teinud? Kas täispeaga rooli istumine oli õigustatud? Teie fänn? Mina arvan isiklikult, et kui oleks see meestele kallale tulnud, et mul on nagu elu ohus või ma olen peksa saanud, Ma pean ära põgenema. ja mul on vaja nagu kiireloomulist abi. Jah, ma oleks sõitnud haiglasse või politseisse. Aga kui te olete lihtsalt täis ja seal on mingi sõnelus ja sa saad autosse, sa tegelikult oleks võinud ju ka autos magada näiteks, on ju. Ta paned auto tööle Jah, ja nagu see küll kulutab kütust või nagu sõidad ka sealt hoovist välja, tagurdad kuradi natuke eemale. jah. Sest et ikkagi sa paned inimesed ohtu. Sa paned ennast ohtu ja sa paned inimesed Ja ohtu. kui see on lumine tee, sa oled joonud Jah, 15 kilti võib-olla ei tundu autoga palju, aga tegelikult see on see, ma ei tea, kaua sõidab 15 kilti. ja lõpuks siis politseijaoskond. No selles suhtes ma saan tema loogikast aru, et on, et näed, et mind visati välja, on ju. Aga politsei on ka mingi, we don't care, you're drunk. Jah, et võib-olla tõesti, kui see ema oleks sõitnud sinna öelnud, et ma ei tea, ma sain full peksa ja ma ei teadnud, kuhu mujale minna, mul ei olnudki kuhugi minna. Sellisel juhul küll, aga kui sind on lihtsalt välja visatud, siis ma arvan, et seda võetaksegi kui lihtsalt mingi omavahelist, kõigest selle kohta öeldagi. Rüselus on isegi palju öeldud, ma ei tea, kas siin on vägivalda kasutatud, on ju. Aga kui vägivald ei olnud sõnelus, täis peaga mingi tülli läinud ja keegi ütleb, tõi ka välja ja paneb ukse lukku, siis teoreetiliselt, kus sa tead, et ta mõne aja pärast poleks seda ust lahti teinud, on ju, et no ma ei ütle, et see loomulikult mehe poolt õige käitumine, absoluutselt täiesti debiilne, aga kas ära sõit, ei olnud. Ma mõistan selles suhtes, miks ta trahvi sai, loogiline, täis peaga politseijaoskond. See on veits heavy, jah. Ma ei oleks sõitnud, küsis, kas ma ei oleks sõitnud. Ma ei tea, ma ei oleks sealt ära sõitnud, aga ma ei tea, ütleme nii, et ma oleks pidanud ära sõitma. No politseijaoskonda ma küll ei sõida. Sorry, noh. No võib-olla ta mõtleski, et nagu ma teen õiget asja, mul on vaja politseid, mul pole telefoni, mul on vaja politseisse saada, sest muidu, kui ma sõidaks oma autoga täis peaga koju, siis ma oleks lihtsalt roolijoodik, kes sõidab koju. Aga siis ma saan alati öelda, ma sõidan politseijaoskonda. Äkki see oli see loogika. Ma juba lähen, et kui keegi kinni peab, vaata. Ja, see võiks kõik roolijoodikud öelda, ma olen teel politseisse, I promise nagu. Ausalt. Ei, ärge muretsege üldse. Ei, te pea mind ise kinni pidama. Vaata, võisi peale. Aga kuule, siin on väike lifehack kõigile roolijoodikutele, pange alati võisi lähim politsei. Jaa, aga siis sul on vaja telefoni selleks. Miks siis juba helistanud ise järgi? Pange, ostke endale see tom-tom. Appikene. Nali, rooli ei istu täis peaga ja nii on. Mul on kõht nii tühja, mul pilt hakkab tasku. Kell on 1 ja ma ei ole täna midagi siin, aga Tanel ütles väga hea, siis hakkab ketoosis tekkima. Ütles või? Hakkab pilt. Kui sa vetsus käisid, ta oli mingi väga hea, see peagi sööma hommikuti. Aga kui kohvi jõid, siis see on ju... Siis rikub ketoosi. Rikub ketoosi või? Jah. No siis me nälgime ilma asjata, kui me isegi ketoosis pole. Mõtetu. Mina võtan kindlasti midagi teed. Sellepärast mulle musta kohvi pakkuski. Tanel ikka lowkey, ta oli mingi, toon sulle musta siis. Aga toon äkki lihtsalt kohviube ja näri neid. Pole sul seda lisavedelikku. Tanel ikka üritab, et sinna
Varsti meil ei ole tugitoole ka, meil on need, vaata need trennipukid, vaata, kus sa pead nagu tasakaalu hoidma kogu aeg, vaata, et kõhulihased töötaksid. Või need rattad, vaata, et siis me teeme rattalised peab sõitma. elektrit tootma. Muidu ei salvesta. Tanel laiutab käsi, ütleb, noh, et tehnoloogia on siuke, ma ei saa midagi teha. Jookseme samal ajal kuskil ratta sees. Ei, palju Kristina. First of all, armastan teid ja teie podcasti. Kuulasime Peiksiga teie podcasti autos Pärnu poole sõites ning ühel hetkel ta küsis, kas sul oleks ka midagi, mida neile kirjutada. Mõtlesin korraks ja ütlesin, et ei ole. Siis mõtlesin veel natuke ja vot siin ma nüüd olen. Olen oma Peikaga kohe 6 aastat koos olnud ja alles hiljuti sain päriselt aru, kui erinevad on meie armastuse keeled. Mina olen alati olnud see inimene, kellele meeldib kirjutada armastuskirju, teha kaarte ja väikseid isiklikke kingitusi. Suht alguses rääkisin talle ka, et see on minu jaoks oluline. Selle peale kirjutas tema mulle samuti kirju, päriselt A4 lehekülgede kaupa. Ta kirjutas mulle isegi luuletuse, mis oli mõlemalt poolt täis kirjutatud. Ma ei oleks kunagi arvanud, et see võis talle tegelikult raske olla. Ühe emotsionaalsema vestluse käigus ütles ta mulle lause, mis ei unune kunagi. Kui mainis, et näe, vot tegin sulle kaardi, et oma armastust näidata, vastas ta, mida ma su kaartidega peale hakkan, see on ju kõigest paber. Ma ei oska oma tunnet isegi kirjeldada. Valus oli. Neelasin selle kurbuse lihtsalt alla ja ei öelnud mitte midagi. Mina loen siiani tema kirjutatud kirju aeg-ajalt uuesti ja iga kord lähevad mul silmad märjaks. Küsisin, kas ka tema vahel minu kirju loeb, ütles ta, et ta luges neid ainult siis, kui ma talle need esimest korda andsin. Hiljuti tahtsin teda üllatada. Kirjutasin endale märkmetesse pika kirja, mille lugesin ise ette, sest teadsin, et paber ei tähenda talle sama palju kui mulle. Poole pealt hakkasin muidugi ise nutma, sest kui ma räägin oma tunnetest, olen lihtsalt selline. Kingituseks... Kirjutab ja nutab ja loeb ja nutab. Saad sa aru, see on nii kringel, ma saan sellest mehest nii hästi aru. Ei, sorry, ma tahtsin Miina Paurit, aga ma ka keegi käib oma kaardikestega ja nutab. Oh my god, okei, ma loen selle ette, aga tõesti nunnu oled, aga not for everyone ei ole see. Yeah. Poole pealt hakkasin nutma, olengi selline. Kingituseks olid Black Eyed Peas'i kontserdipiletid, mida oli 4 kuud saladuses hoidnud. Tema reaktsioon oli lihtsalt päriselt või nice, okei, aitäh. Ma tean, et tal ongi raske kingitusi vastu võtta ja emotsioone välja näidata. Ma ei pahanda selle pärast vist. Aga hiljem, kui küsisin, miks ta mulle omal ajal neid kirju üldse kirjutas, ütles ta täiesti siiralt. Ma tegin seda ainult sellepärast, et sulle meeldis. Mind ennast need ei huvita. Ja tegelikult on see isegi armas, et ta on valmis tegema midagi, mis talle endale midagi ei pakkunud, et mina oleksin õnnelik. Aga nüüd see pani mind mõtlema, kui raske on siis nüüd, kui kauem oleme koos olnud, teeselda siis natukenegi elevust või tänulikkust, kui tead, et su partner pani sellesse kogu oma südame. Sa ei pea hakkama armastama kirju või kaarte, aga kas sa pead ütlema, et need on kõigest paber? By the way, jah, ta on vabandanud, et ta nii öelnud, aga ausalt öeldes ei muuda minu jaoks midagi. Minu jaoks ei ole kunagi need lihtsalt paber. Need on aeg, hoolimine ja armastus. Ja nüüd ma ei teagi, kas ma peaksin talle neid kirju ja kaarte edasi kirjutama, sest mulle ju meeldis neid kirjad. Palun jäta inimene rahule. Saad sa aru, ma tean, et Märten pole nii ammu meie podcasti kuulan, nii et ma võin vabalt rääkida sellest. Vaata, Märten on ka siuke, et talle jubedalt meeldib mingid kirjutada mingeid asju ja mingeid paberikesi jätta kuskile ja vaata ükskord, ma ei mäleta, kas selle sünnipäevaks jõuludeks, see oli suht alguses, ta tegi siukse väikse nagu nahast raamatu, kus ta pani mingi meie pilte ja siis igale poole kus mallusad, kõik väärt ja mingi bla bla bla. Okei, nagu it's cute, ma viskan ta sahtlis, ma elu sees ma pole seda uuesti kätte võtnud, ma ju tean. Vaatad uuesti ja pisarda. Et ma tean ju, mida ta tunneb minu suhtes või nagu, ma ei tea, miks see on nii kringel ja siis ükskord me koristasime mingid sahtlit, siis Märten leidis, hakkas mulle kõva häälega ette lugema, vaid pane ära, nagu I get it, it's from the heart, aga mul on täpselt sama asi, see on ainult paber. Mina olen Märtenile ka kirjutanud mingi armastuskirja lihtsalt sellepärast, et ma tean, et see on see, mis talle meeldib. Minu jaoks on ainult paber. Minu poolest paneb põlema see peale seda. Palun ära, minu ees kunagi seda loe. Palun ära kuskil maini, et I have done this. Ma ei taha sellest midagi teada. See on ainult, see on nagu suhu võtmine. Sa teed seda teise inimese jaoks, aga teistel pole vaja teada. Täpselt. Ei ole vaja käia ja lehvitada. Ja siis käid ja loed uuesti need ja nutad. Ja siis teab, mis see peal kõige aegem, sorry, ma ei taha nagu tšotsida seda kirja autorit, on ju. Ja ta on mingi, et ma tean, et paber oli ainult paber. Seega ma mõtlesin, ma loen talle ise ette. Ma oleksin ta kõrvakiled välja torganud, liikuvast autost välja hüpanud. Ma ei taha. Ja siis sa ulud ka veel. Oh my god.
ma saan aru, et armastus on suur ja ma saan aru, et inimesed on erinevad. Ja võib-olla näiteks sihuke inimene ja Kardo, miks ma Kardo hakkasin Märteni kohta ütlema, oh my god, ei, ma tean. Märteni kohta, et nagu võib-olla nad oleks koos kogu aeg, oo jee, mingi whatever onju, nii happy, loeme jälle, võtame selle kuradi septembrikuu armastuskirja, loeme ja nutame mõlemad, nagu this is nasty. Aga mõnikord ma pean ennast nagu teise, nagu miks see kirja autor tunneb ennast pahasti, et oo, ta teeskles. Nagu ta tegi seda ju sinu hüvanguks. jah, selles sest et suhtes. sulle Jah, meeldib. ega ta ei ütle ju, et see nagu noh, päris ooksele seda ta ei aja, kui ta ei oksend, aga see on kringel päris paljude Jah. inimeste jaoks, minu jaoks nagu ka. Et võib-olla nagu okei, ma võin selle ühe korra läbi lugeda, aga let it be. Ja. Näiteks Märten on ka siuke, et ta mingi 20 korda päevas räägib, ma armastan sind, ma armastan sind, ma armastan sind, ma armastan sind. Mingi jaa, I get it. Ja siis millal see eile või millalgi vaatasime telekat ja siis mul lambist tuli see nagu meelde, et ta kogu aeg ütleb ja siis ma ütlesin ka, ja siis ta ka, nii hea on seda kuulda. Okei, rahune maha, ära nüüd kuradi suurt numbrit ka tee, muidu ma ei ütle kunagi. Et nagu, aga see näitab ehedalt, et inimesed on erinevad. jah. Muidugi ma armastan Märtenit, aga kõik see tilu-lilu selle ümber nagu, et noh, Täpselt. tead, aeg-ajalt võib öelda küll midagi ilusat. ei, ma juba poole kirja pealt irvitasin, ma mingi, et okei, et vaata, sa hakkad kirjutama, mõtlesin, et äkki sa oled mingi, jaa, nii tore, ma lihtsalt okei, mina Mats, vaata, irvitasin. ei no, aga ma võin ka kirjutada, aga see ei ole see, et ma nii jubedalt tahan. Ma tean, et see on, mis teisele inimesele, ma tean, et see soojendab tema südant ja ma võin seda teha mõnikord, onju. Aga mitte see, et ta hakkaks mulle iga päev mingeid kirju tooma, siis küsib, noh, loed neid ikka mõnikord või loen nagu, ma ei tea, kus nüüd ongi. minu jaoks see on ka paber või kuidagi on see, et sa võid mulle öelda näiteks, et sa armastad, et mulle kohvi ja võileiba või viib prügi ära. See on palju parem kui see, et sa tekitad oma kirjaga rohkem prügi. No, et okei, tegi selle väga tore, onju, aga sa ei saa eeldada, et teine nüüd pisar silmi kuskilt loeb ja siis mõtled, ja miks sina üldse nutad, kui sa kirjutad? Mis sul toimub? Nagu see toimub? muhv, vaata. Kirjutad endale kirju ja siis laual nutad ja loed. Et selles suhtes, et ei, see on väga cute, väga tore, et sul on nii suured tunded, aga sa ei saa nagu pahaks panna, kui inimene... kellelgi, noh, et nagu, et keegi ei ole nii sama tundeline nagu sina, aga ta armastab sind piisavalt, et ta teeb vastu seda sinu ta võtab ju need. ja kirjutas sulle vastu, teab, et sinu jaoks on see oluline, et ära nüüd teda nüüd risti löö sellepärast, et umbes et ta nüüd ei tunne sama suurelt seda nagu sina kõik. See tähendab, see ei tähenda seda, et ta ei tunne sama suurelt, lihtsalt ta ei väljenda nagu... noh, et ma mõtlen seda, et ei tunne sama suurelt, et ta loeb, nutab ja loeb neid. Pole nii emotsionaalne jah, et nagu selles mõttes, et jah, et ta ei ole tundeline või selles mõttes, et see, et ta armastab sind palju, et ta näeb, et ta võtab selle, et ta kirjutab neid kirju ja võtab vastu need kirjad ja see, et ta ei nuta ja loe, ei tähenda ja see, et ta nüüd, et noh, et tunne samamoodi selles mõttes, et tema, et nagu see, et tema jaoks on see paber, ei tähenda, et ta nüüd sind vähem armastab. jah, lihtsalt see on erinevad näitamismeetodid, et võta siis sina ka seda arvesse, ära võib-olla kuradi käi ja röögi nutta kogu aeg. Kui vähegi võimalik. jah, nii, ma võtan siis järgmise kirja. Salajuttudele. Kuidas ma sain aru, et olen suhtes mehega, keda pidin rohkem kasvatama kui armastama? Tere salajutud. Tahan öelda, et olete imelised ja kaunid naised. Aitäh. Ma ei teagi päris täpselt, kust alustada. Sest kui ma nüüd kogu selle suhtele tagasi vaatan, siis ma mõtlen ausalt, et kuidas ma nii kaua vastu pidasin. Olin oma mehega koos 3 aastat. Mina olen nüüd 18 ja tema 27 ja ma lugesin seda kirja ja ma mõtlen, et ma loodan, et sul läks näpp valesti, et sina oled 28 ja tema 27. Elasime umbes pool aastat koos. Mina olen nüüd 18 ja ma 27. jah, olime koos 3 aastat koos. Aga ma arvan, et tal ei läinud valesti. Ma arvan, et oligi hästi noor. Tema oli 15 ja mees oli 24. Okay. Ma eeldan. Elasime umbes 1,5 aastat koos ning selle aja jooksul hakkas mulle järjest rohkem tunduma, et ma ei ela mitte partner. Aga kuidas nagu sa alaealisena lähed mingi täiskasvanu? Okay, inimesed lähevad ju, kolidki mingi mehe juurde, et temal on oma korter, sina tuled kodust ära, see on väga tavaline tegelikult. Et ma ei ole mitte partneriga, vaid olen saanud endale 27-aastase mehe asemel lapse, kelle eest pean hoolitsema. Iga jumala hommik ja õhtu tegin mina süüa, koristasin, pesin pesu. Kui ma julgesin öelda, et see ei ole minu jaoks normaalne, et kodu peaks olema mõlema inimese vastutada, see vastuseks, sa oled naine, see on sinu kohustus. Ma mäletan siiani seda hetke, kui tal otsa vaatasin ja tundsin, et süda lihtsalt vajus saapasäärde.
käisin ise samal ajal koolis Näe, ning ta ka käis koolis. välispraktikal ehitamas. Oota, aga Aga sa saadki, koolis ehitamas kui sa mingi tavako-. kutseka mingi Aa, asjas oled, ikka sa saad ju okei, võib-olla tõesti. 16, 15, 16 saad juba kutsekooli minna, kui su põhikool lõpetatud Nojah, on. seda küll. Okei. Välipraktikal ka nii ehitamas ja see on päris kurnav töö. Ma saan aru, et inimene töötab iga päev näiteks 12 tundi, tuleb koju täiesti läbi ja teine pool teeb rohkem koduseid asju. Aga tema ei käinud isegi ametlikult tööl, ta töötas kodust krüptoga ja kui ma kuulasin 3 aastat ja juttu tema tööst iga päev, aga ausalt öeldes ei huvitanud mind see krüptomaailm absoluutselt. aga ma kuulasin, sest tema asjad olid talle olulised. Lasin olla hea partner. Mina hakkasin rääkima enda elust, enda muredest või asjadest, mis mind suhtes häirisid, siis tundsin lihtsalt, et mind ei kuulata. Ka meie lähedus ja intiimel olid väga keeruline. Oli perioode, kus mitu kuud ei olnud omavahelist lähedust ja ma küsisin, milles asi on. Sain vastuseks, et ta isegi ei tea. Ma tundsin järjest rohkem, nagu oleksin mina suhtesse täiskasvanu, kes peab kogu aeg mõtlema, rääkima, koristama, planeerima ja probleeme lahendama. Kõige absurdsem oli võib-olla see, et vahel võisime terve nädala mitte suhelda. kui mina olin oma kodus maal, siis tema arvates oligi täiesti normaalne, et me ei pea sellel ajal jooksul eriti suhtlema. mina mõtlesin samal ajal, et kuidas saab suhtes olla normaalne, et sa ei räägi oma partneriga nädal aega. lõpuks jõudis kõik punkti, kus ma lihtsalt enam ei suutnud. umbes nädal tagasi läksin tema juurde, sest tahtsin päriselt rääkida. mitte karjuda ega tülitseda, vaid rääkida sellest, mis meie suhtes valesti on ja mida oleks vaja muuta. alguses ei olnud ta isegi nõus minuga rääkima. siis ütlesin talle, et okei, kui sa rääkida ei taha, ma pakin oma asjad ja kolin välja. alles siis ta hakkas rääkima. üks asi, mille peale ta oli väga solvunud, oli see, et ma julgesin talle öelda, et minu jaoks on ta laisk. aga ausalt, kui 27-aastane mees ei pese enda pesu, ei korista enda järelt, ootab, et mina teen süüa, hoolitsen kodu eest ning samal ajal ütleb mulle, et see on minu kui naise kohustus, siis mida mina pidin mõtlema? ma olin lõpuks lihtsalt väsinud, ütlesin, et see suhe ei saa niimoodi jätkuda. kui ta ei ole valmis midagi muutma, siis mina ei saa enam jääda. tema ei olnud nõus, seega pakkisin oma asjad ja siis juhtus midagi, mida ausalt öeldes ma ei oleks temast oodanud. kui olin lahkumas, ütles ta mulle järsku, et ma näitaks talle oma telefoni. ma ütlesin ei. selle peale läks olukord füüsiliseks ja hakkas mind kägistama. ma lõin talle jalaga munadesse ja jooksin korterist välja. ja kui ma olin juba väljas, viskas ta oma asjad trepist alla. mu asjade hulgas olid ka arvuti ja muud olulised asjad. mina jooksin sealt lihtsalt minema ja võib-olla kõige veidram on see, et pärast 3 aastat koos olemist minu suurim tunne, ei ole minu suurim tunne isegi kurbus, see oli kergendus. ma saan lõpuks aru, kui palju ma sellest suhtest tegelikult enda kanda võtsin. ma arvasin aastaid, et suhe tähendab kompromisse, kannatlikkust, teise inimese mõistmist. aga saan aru nüüd, et see kompromiss ei tähenda seda, et üks inimene teeb kõik ja teine ütleb, et sa oled naine, sa oled naine, see on sinu kohustus. ma ei taha enam olla kellegi ema, ma tahan olla kellegi partner. võib-olla kõige kurvem on see, et ma oleksin ilmselt olnud valmis veel väga kaua proovima, kui ta oleks ainult näidanud, et ta tahab midagi muuta, aga ta ei näidanud. nii et see olukord, seekord valisin mina iseenda ja ausalt ma arvan, et see oli esimene kord 3 aasta jooksul, kui ma tegin meie suhtes midagi ainult enda pärast. ühesõnaga ma mõtlesin seda, et hea, et sa nagu Kaide selle praegu läbi elasid nagu varakult. ja ma isegi mõtlen, et kuigi füüsiline vägivald on Ei. alati horrid, ja ma ei mõtle nagu vägivalda, vaid ei, see, et aga ma mõtlen, et aga hea, et see mees tegi seda. sest kui sa ütlesid, ma oleks talle tegelikult nii palju võimalusi andnud, ta ei olnud kunagi enne olnud vägivaldne, ta lihtsalt oli shit mõttetu. kaaslane. aga nüüd, kui sa tead ka, et ta on vägivaldne, nagu näha, tal oli selle võrra lihtsam minna. nägi, et see mees nagunii muutuda ürita ja lisaks sellele see tuleb mulle veel kallale ka. audacity. The audacity on men, aga ma arvan, et see oligi see, et ta oli nii šokeeritud sellest, et oh my god, et ta ei julgenud nüüd minna, et ta üritas veel viimasel hetkel, et teada hakata seda, et raudselt sul on keegi teine või mingi blablabla onju. et et näita telefoni ja kui sa ütled ei, siis mida teeb madal nõrk mees, kellel ei ole mitte midagi rohkem teha, siis ta tuleb sulle kätega kallale. Täpselt. ja täpselt seda ta näitas, et on. sest ta ei saanud kontrollida sind just, ja ta ei osanud enam mitte midagi teha, sest Ja oli see tal oli- uksest välja minemas. täpselt, et mul on nagu hea meel, et sa kuidagi nüüd said, sa oledki nagu, et sa tead, et sa mitte üheski suhtes, sa 18, sul tuleb veel elus suhteid, et sa ei anna endast nii palju, niimoodi selles mõttes, et sa ei lase endast üle sõita, et nüüd, kui sa lähed järgmistesse suhetesse enda elus, siis sa tead,
mis on sinu väärtus. jah, ja vaata, võib-olla nagu Kristina ka ütles, et hea, et see juhtus nii vara, et nüüd sul on nii palju nagu teada, et mis need märgid on. Et kui sa oled mingis suhtes ja hakkad tundma, oot, see on natuke tuttav, siis sa juba tead, kuhu sa viia võid, vaata. Et kui sa pole enne midagi kogenud, siis on nii lihtne siuksesse suhtesse sattuda, nagu sul ka esimest korda juhtus, kuigi sa olid ka väga-väga noor. Väga noor. Et mees on esiteks on mingi pido ka nagu. jah, ei seda ka, et on mingi pedofiil ei tule mulle ütlema, kuidas mina elan. Tõesti. Et hea, et sa tast lahti said, isse mulle nii meeldib seda lauset öelda, sest see tähendab seda, et keegi on juba mingist tondist lahti saanud, et seda on nagu lust öelda ja noh, võib-olla keegi, kes kuulab, mõtleb ka natukene, et kui sul on kodus keegi, kes leiab, et ta ei pea panustama nagu kodusse, kus ta ise elab. Pese ise oma sitaseid trussikuid vahepeal ja nagu. Ma selles suhtes ma saan täitsa aru, et vaata see, nagu see kirja autor ka ütleb, et ma saan aru, et neid mees on hommikust õhtuni tööl, et noh, muidugi see, kes kodus on paratamatult, tal on rohkem aega võib-olla kodus mingeid asju teha. Aga kui te võrdselt olete ära või veelgi enam, naine on rohkem ära, siis noh, täiskasvanud inimesed panustavadki, jah, paratamatult, eks majapidamises tekib mingeid asju, et mis üks hakkab rohkem tegema ja teine vähem tegema, on ju. Näiteks minul on kodus see, et mina mostly pesen pesu ja panen kuivatisse, panen kappidesse ja Merten peseb nõusid, on ju. See ei ole meil mingi kokkulepe, aga lihtsalt see on kuidagi kujunenud niimoodi. Aga ma ei kujutaks ette, et kõik oleks nagu ühe inimese teha, et see ei ole ju aus või mis mõttes sa oled naine, sa oled mees, aga sa pead mulle maja ehitama, siis hakka pihta, mine sõtta. Mis kodus passid, sõjas pead käima, mees peab provide ima, ei ole nii või? Et ja kui ei ole nii, siis miks sa minult ootad mingi full kuradi 50ndate naise kohustusi, kui sina neid ei täida? Sest et see aeg, kus naised pidid kodu hoidma, oli ju see, kus mees provide'is. Naisel oligi hommikust aegani kodu hoida. Ja ma chillisingi kodus ja tegin süüa mitu korda päevas ja koristasin, või no mina ei olnud, naised on ju. Et jah, praegu nagu naised töötavad, eks siis nagu, ma ei tea, et mul on hea meel, et said minema ja you're free, go live your life. Nüüd sa eladki elu, sa oled noor, mine tee 3, mine naudi, mine tutvu oma vanustega. Ja kohe näha, et ju pealehakkaja ka, kui te käib koolis ja teeb praktikat ja küll sa saad vabalt hakkama, et ära lepi enam siukse mehega, kes ootab sinult kõike, vaid usu mind, varsti tuleb mees, kunagi tuleb mees, kes tahab sinu jaoks kõiki neid asju teha ja ei ole mingi piece of shit, kes suga suhelda ei taha nädal aega, halloo nagu. Tähest, nagu see on ka jah imelik, et nagu tal on nii okei lihtsalt mitte kirjutada. Otseselt ise ju tuies ka ringi või suhtles kellegi teisega, vaata. Mis on muidu nädal aega ei suhtle kellegagi või. Men are shit, aga tõesti nagu Kristjan ütles, go be free ja me oleme ka nüüd free ja me peame kuskilt süüa saama. Peame süüa saama, ma ei tea, ma olengi, mu aju ei tööta. Kas sa näed välja, et ma olen nagu mingi 12-kilone või? I'm withering away. Ma ei näe üldse, kus sa oled. I'm here. Ma nagu loodan, keegi just ütles ka seda, et mingit asja nägin, et sa ei saa panna nagu ootusi või inimestes, et siis sul, ma vaatasin Michael Jacksoni tütre mingit käis ka ühes podcastis, sa ei saa panna nagu ootusi inimesi, et siis sa nagu pettud neis. Aga ma nagu ootan praegu väga, et Ivori võttis mingi näksu kaasa, tuleb ka kohe siia vaata, et ta tuli toiduga, nagu ta ei tea, et mul on kõht tühi, ta teab, et ma hommikul ei söönud. Aga no Märten istub ka autos, ma ei usu, et mingi näksuga tuli taksoga siia. Ivar tuleb ka taksoga ju. Ma ei usu, et kumbki neile meil näksu tõi. Vaatame, kas kumbki tõi meile näksutada. Ma arvan, et ei toonud. No sulle võib-olla jah, aga mulle kindlasti, mul ei olnud midagi siukest. Ma ei tea, lähme vaatame. Me lähme pettuma, tšau! Lähme pettuma.